Yes. Which is 15. That's how they should be. As in Tencent's general Lugupeetavad külalised, me ei saa täna mööda kahest seigast. Neist esimene on kindral Laidoneri kui sõjavägede ülemjuhataja päevakäsk number 1308, mille ta avaldas ametist lahkudes 28. märtsil 1920. Ma tsiteerin. Kui meie rahva ja sõjaväe keskel jääb püsima see üksmeel, mis meid vabadussõjas on ühendanud, kui meie jääme truuks oma demokraatlikele põhimõtetele, kui jääb püsima vastastikune usaldus valitsuse, rahva ja sõjaväe vahel, siis võime rahulikul pilgul igale välisele ohule vasta vaadata. Tsitaadi lõpp. Need sõnad kehtisid siis, kui Eesti riigi koidiku esimestes kiirtes, aga sama päevakohased on need ka praegu, kui Eesti riik on peagi 96-aastane. Rahva kaitsetahe on tugev ja see teeb heameelt, annab kindlustunnet ja mõjub heidutavalt neile, keda on vaja heidutada. Aga see kõik pole iseenesestmõistetavalt lõplik ja jäädav. Tugeva kaitsetahte püsimise eelduseks on meie igapäevane hool oma riigikaitse eest ning nende naiste ja meeste eest, kes kaitseväes, Kaitseliidus, aga ka politseis ja piirivalves Eesti riiki igapäevaselt kaitsevad. Me vajame ka hoolikust, täpsust ja põhjendatust 2% SKT kulutamisele riigikaitseks. Ükski euro ei tohi siin tühjalt kaotsi minna või mõttetult seisma jääda. Ainult siis suudame hoida edukaks riigikaitseks tarvilikku üksmeelt ja usaldust, milles kindral Laidonergi 94 aastat tagasi oma päevakäsus kirjutas. Aga teiseks on kohane mõelda just siin Maria ja Johan Laidoneri mälestusmärgi juures üksteise hoidmisele, mõistmisele, armastamisele. Nende kahe inimsaatuse, Maria Kruševska ja Johan Laidoneri üheks kasvanud lugu on osa Eesti ja Poola, meie rahvaste ja riikide saatusest 20. sajandil. See on sajand, mil Poola taastas oma iseseisvust ja meie mõnes mõttes samuti. Me olime enne seda väga head liitlased lõpuni välja, kui me lasime Poola allveelaeval Orzel põgeneda Tallinnast, kui Vene väed nõudsid meilt tema väljaandmist. Ja tänapäevalgi meie paljude liitlaste seas on Poola olnud ja jääb edaspidiselt meie üks parimaid liitlasi, sest tema mõistab, mida meie mõistame ja vähesed
teised minu kogemuse järgi mõistavad nii hästi, kui poolakad on seda läbi aastate mõistnud, sõltumata valitsusest. Ent eelkõige on see lugu vaprast naisest, kes leidis endale Eestist teise kodumaa ja kes jagas lõpuni oma mehe traagilist saatust ning ohvitserist, kes võitles oma maale kätte iseseisvuse, aitas seda hoida, kuid pidi siis ometi oma riigi kadumist pealt vaatama. Maria Laidonerile kuuluvad sõnad ja tsiteerin: minu mees oli minu õnn ja õnnetus. Kui keegi peaks minust rääkima, öelgu, et ma väga armastasin oma meest. Muu ei ole oluline. Tsitaadi lõpp. Ma usun, et see armastuse lugu on üks, mis samuti peaks olema meile kõigile südamelähedane ja meeles, kui me mõtleme sellele, mis on Eesti riigiga juhtunud läbi aastate, aga samuti sellele, kuhu me pürgime ja kes on meie sõbrad ja keda me armastame. Mõelgem täna Maria ja Johan Laidoneri mälestuse ees olulistele asjadele. Mõelgem oma riigile, mõelgem selle kaitsmisele, mõelgem vaprusele ja demokraatiale, ühtehoidmisele meie ühiskonnas, meie riigis ja perekonnas. Ma tänan teid. Kas valida saab saatust keegi meist, kui aeg ei hooli mõtteist, südamehist? Kui sõjatandriks muutus kodumaa, kui kindel olla koduski ei saa? Mis teha siis, kui aeg on julm ja karm? Kui hirm on tugevam kui headus, arm? Kui tahaks võita kurjust, mida näed, kuid selleks liiga väetid on su käed? Jah, elu tuulte käes küll armastus, kuid südames on alles armastus. Ja armastusest tärkab lootus raas, et ükskord vabadus on võimul taas. Nii keel kui meel võib jääda salatuks, kuid ei saa maailm jääda alatuks. Tean, vabaks saab ja jääb me kodumaa, sest armastust ei miski võita saa. Kui aeg on karm, siis siiralt hindad just nii sõprust kui ka tarkust, ustavust. Vaid see pausaks, kelle hing on prii, ning ükskord võidame ju niikuinii. Siis taas on au sees töökus, tublidus, nii headus, siirus kui ka usaldus, kui armastus jääb hinge püsima ja armastusest algab kodumaa. Armas rahvas, soomlastel on Mannerheim, poolakatel on Pilsudski ja eestlastel on Laidoner. Kindral Laidoner tõi Eesti rahvale võidu vabadussõjas. 1918. aasta jõuluteel Laidoneri asumine ülemjuhataja ametisse tähendas põhimõttelist pööret vabadussõjas. Laidoneri sõjaline talent, tema sõnastatud strateegia kiiretest mobiilsetest rünnakutest maismaal tõi Eesti Vabariigile võidu. Laidoneri suutlikkus koondada 100 000 meest ja naist Eesti rahvaväkke ja panna see vägi tööle võitluses ülekaalukate vastaste vastu oli see alus, millele Eesti Vabariik ehitas üles terve inimpõlve rahuaega ja Eesti rahvusriigi idee kaitstuse ja sõnastuse.
kindral Laidoner vanglamüüride vahelt oma poliitilises testamendis kirjutas, et asi, mida ta kahetseb, vaadates oma elule järgi, on see, et ta ei saanud tõsta relva vaenlase vastu nendel päevadel, kui Eesti kaotas oma vabaduse. Ja need 2 teadet kindral Laidonerilt on aegumatud. Esiteks teade, et vapras võitluses, tarkusega ja ühisel meelel on võimalik saavutada ka võit ülekaaluka vaenlase vastu. Ja teiseks see, et me peame tegema kõik, et meil ei seisa kunagi ees enam valikut. Sellist valikut nagu Eesti rahval 39. ja 40. aastal. Härra president kõneles kenasti siin sellest, et me avame mälestusmärgi mehele ja naisele, keda seob armastus. Ja Maria Laidoneri armastus oma mehe vastu väljendus ka selles vapras aktis, et ta teatas vabatahtlikult, et ta soovib jagada oma armastatud mehe saatust ja 40. aasta juulis soovis vabatahtlikult mehe saatus jagades minna koos temaga kaasa vangipõlve ja läbis need katsumused nende aastate jooksul kaugel maal. Ise olemise teade, vapruse teade, ühtehoidmise teade ja armastuse teade on kindral Johan Laidoneri ja Maria Laidoneri ausamba sõnum meile tänasel päeval. Ma ütlen suur tänu Viimsi vallale, Haldo Oravasele, kes on üks initsiaatoritest sellele ausambale, Triviimi Vellistele ja kõigile headele toetajatele. See on ilus ja tähtis paik Viimsi vallale ja on üks ülemaaline mälukoht meie kangelasele ja tema armastavale naisele. Elagu Eesti vabadus, elagu kindral Laidoner, mälestame Maria Laidoneri. Aitäh teile! Dear friends, head sõbrad. People die. The nation does not disappear. The nation lives on. It was the last sentence of General Johan Laidoner he wrote in prison. Today we celebrate 130th birthday of greatest soldier, military commander and leader, wholeheartedly devoted to the freedom and independence of his homeland. Kallid sõbrad, härra president, inimesed surevad, aga rahvas ei kao. Rahvas elab edasi. See oli viimane lause, mille kindral Laidoner vanglas kirja pani. Täna me tähistame selle suure eestlase, kaitsevägede ülemjuhataja ja juhi 130. sünniaastapäeva. Ta oli inimene, kes ihu ja hingega pühendus oma kodumaa vabaduse ja sõltumatuse kaitsele. Today we also open officially a beautiful monument about which we can say that even if people die, memory about them remains. In this monument we see shapes of General Laidoner and his Polish wife, Maria Kruszewska, as they would be still walking around this park in Viimsi. Täna me avame ametlikult ka ilusa mälestusmärgi, mille kohta me võime öelda, et isegi kui inimesed surevad, mälestus nendest ei kao. See mälestusmärk kujutab kindral Laidoneri ja tema Poola rahvusest abikaasat, Maria Kruszewskat, justkui jalutaksid nad endiselt Viimsi pargis. General Laidoner and Maria Kruszewska have spent significant part of their life here in Viimsi. They received guests here from all around the world, and Polish language could be heard many times in this park, during official visits of Polish President or Minister of Foreign Affairs, as well as during other meetings. Kindral Laidoner ja Maria Kruszewska veetsid suure osa oma elust siin Viimsis. Siin võtsid nad vastu külalisi kogu laiast maailmast. Ja tihti kõlas siin pargis ka poola keel, nii Poola presidendi või välisministri ametlike külaskäikude ajal, kui ka teiste kohtumiste jooksul. General Laidoner's close relations with Poland went much beyond his marriage. He respected, liked and understood well the father of Poland's independence, Marshal Józef Piłsudski, whose commemorating plate
was unveiled in 2011 by the presidents of Poland and Estonia in the Manor House here. kindral Laidoneri suhted Poolaga olid aga tunduvalt laiemad kui abielu poolakaga seda tinginuks. Ta hindas, austas ja mõistis Poola riigi iseseisvuse rajajat marshal Józef Pilsudskit, meest, kelle mälestustahvli avasime Viimsi mõisas 2011. aastal koos Poola ja Eesti presidendiga. Laidoner and Piłsudski shared a vision of Europe, and especially Central Eastern Europe, strong and cooperating. Laidoneril ja Pilsudskil oli ühesugune nägemus Euroopast ja eriti Kesk- ja Ida-Euroopast, tugevast ja koostöötahtelisest. General Laidoner understood perfectly that Marshal Piłsudski fought a Polish Bolshevik War of 1920 not only for the independence of Poland, but also for independence of all the region, and that the fall of Warsaw would mean fall of all the region in 1920. Thanks to Piłsudski's strategic mind and bravery of Polish soldiers and Polish people, it didn't come to that. As it is devised upon our military flags, we won our freedom and yours. Kindral Laidoner mõistis suurepäraselt, et marshal Pilsudski 1920. aastal kui ta võitles Poola bolševistlikus sõjas, siis tegi ta seda mitte ainult Poola sõltumatuse nimel, vaid kogu regiooni sõltumatuse pärast. Ja 1920. aastal oleks Varssavi langemine tähendanud langust ka kogu regioonile. Tänu Pilsudski strateegilisele mõtlemisele, Poola sõdurite vaprusele ja Poola rahvale see nii ei läinud. Nii nagu ütleb meie kiri meie sõjaväelistel lippudel, me võitsime vabaduse endale ja teile. Today, 25 years after roundtable talks and establishment of in Poland of the first non-communist government after Second World War, which initiated a great change in the region, 15 years after Poland joined NATO, and 10 years after Estonia joined alliance and Poland and Estonia joined the European Union, Marshal Piłsudski and General Laidoner would be proud of our achievements. Täna, 25 aastat pärast ümarlauakõnelusi ja Poola esimese teise maailmasõja järgse mittekommunistliku valitsuse loomist, millele järgnesid suured muudatused kogu regioonis. Täna 15 aastat pärast seda, kui Poola liitus NATOga ja 10 aastat peale Poola ja Eesti liitumist Euroopa Liiduga ja Eesti astumist NATOsse, oleksid marshal Pilsudski ja kindral Laidoner uhked olnud meie saavutuste üle. Second World War was a tragic time for Poland and for Estonia. That was also a tragic time for General Laidoner and Maria Kruszewska. Again, Polish and Estonian fate was interlinked by loss of sovereignty and Gulag. Teine maailmasõda oli traagiline nii Poola kui Eesti rahvaste jaoks. Traagiline aeg oli see ka kindral Laidonerile ja Maria Kruszewskale. Taaskord oli Poola ja Eesti saatus omavahel seotud. Suveräänsuse kaotamine, Gulag. General Laidoner died there and was buried in a common grave with Jan Stanisław Jankowski, a former deputy prime minister of Poland, who died in the same prison in 1953. Kindral Laidoner surigi Gulagis ja ta maeti seal ühishauda koos Jan Stanisław Jankowskiga, endise Poola asepeaministriga, kes suri samas vanglas 1953. aastal. So the history divided General Laidoner and his wife, who after many years in Gulag came back to Estonia. Maria Laidoner has said, "My husband was my joy and my misery. I loved my husband very much. The rest is not important. I can only live in Estonia." And she lived here until she died in 1978 near Viljandi, close to the place where General Laidoner was born. Ajalugu lahutas kindral Laidoneri ja tema abikaasa, kes pärast mitmeid Gulagi aastaid pöördus tagasi Eestisse. Maria Laidoner on öelnud, minu mees oli minu õnn ja minu õnnetus. Ma armastasin oma meest väga ja miski muu polegi oluline. Ma suudan elada ainult Eestis. Ja siin elas ta ka kuni oma surmani 1978. aastal Viljandi kandis kindral Laidoneri sünnikoha lähedal. We are very happy that through this monument, which we officially opened today, the general and his Polish wife are in a kind back to their home in Viimsi, that they walk again through their park. Meil on hea meel, et selle mälestusmärgi avamisega täna siin
oleks kindral ja tema poolakast abikaasa justkui saabunud tagasi oma koju Viimsis. And I'm sure that they smile to us, knowing that their love and their fight help us to build free Estonia, free Poland and free Central and Eastern Europe. Thank you. Ja et nad jalutavad taas oma pargis ja ma olen kindel, et nad naeratavad meile, teades, et nende armastus ja nende võitlus on aidanud meil ehitada üles vaba Eesti, vaba Poola ja vaba Kesk- ja Ida-Euroopa. Aitäh! Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Me oleme kogunenud, et avada ja õnnistada Johan ja Maria Laidonerile siin Viimsis nende kodupaigas püstitatud mälestusmärk. Kuulgem nüüd Jumala sõna. Psalmist kirjutab: Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve. Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. Sina viid inimese jälle põrmu ja ütled: tulge tagasi, inimlapsed, sest 1000 aastat on sinu silmis nagu eilne päev, kui see on möödunud, ja nagu vahikord öösel. Apostel Paulus kirjas heebrealastele kirjutab: Nad kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal, kuid kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad kodumaad. Ja Matteuse evangeeliumis ütleb Jeesus: Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda seda vaka alla, vaid lambi jalale, et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Aamen. Mälestusmärke on põhjust püstitada inimestele, kes on oma rahva ootuste ja lootuste väljendajad ja ka teoks tegijad, kelle panus puudutab kõiki ja kelle mälestus jääb valguseks ja õnnistuseks. Eesti iseseisvust ja ajalugu on võimatu mõista Johan Laidonerita. Nimi Laidoner andis eneseväärikust ja jõudu ka okupatsiooni aastatel. Ma tahaksin kodus olla, kui Laidoner juhatab väge, laulis rahvas võõrvõimu trotsides ja oma vabadustahet väljendades. Kodu teevad kindlaks ja armsaks need, kes on valmis selle nimel võitlema, kes näevad tervet rahvast ja maad oma koduna, mida on vaja hoida ja kaitsta, kes tunnevad, et see on iga rahva õigus ja teavad, et meie kõigi igaveseks eluasemeks on Jumal, kes meid hoiab ja kaitseb. Mälestusmärki õnnistades väljendame oma soovi austada ja järgida neid aateid ja ideaale, mille nimel elasid inimesed, kellele see mälestusmärk on pühendatud. Palugem selleks Jumala abi ja õnnistust. Kõige väeline ja igavene Jumal, sina valitsed aegade, rahvaste ja olukordade üle. Me täname sind Johan ja Maria Laidoneri eest, kellele see mälestusmärk on pühendatud. Õnnista seda mälestusmärki ja lase sellel meile ja tulevastele põlvedele alati meelde tuletada, et sina oled meie õige eluase, kellelt tuleb vabadus ja lootus ning kes annab jõudu võidelda head usuvõitlust armastuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Õnnistagu ja hoidku meid kõige väeline kolmainus Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen.
head inimesed, meil on suur rõõm ja au olla täna teiega siin Viimsis väärika suurmehe Juhan Laidoneri mälestusmärgi avamisel. Juhan Laidoner on sündinud Viljandi vallas, Viljandi külje all Raba talus ja täna olid viljandimaalased meenutamaks ja tänamaks teda hommikul tema väärikate tegude eest. See suurepärane taies väljendab lisaks austusele Maria ja Juhan Laidoneri vastu ka üksmeelt ja armastust ja seda üksmeelt on ilmselt Eestis meile kõigile väga vaja. Juhan Laidoner tunnistati Viljandi linna esimeseks aukodanikuks siis, kui ta oli 50-aastane 12. veebruaril 34. aastal ja Viljandi valla esimeseks ja ainukeseks aukodanikuks 25. mail 37. aastal. Täna tema mälestusmärgi juures Rabatalus otsustas vastloodud Viljandi valla esindus, et me taastame Juhan Laidoneri aukodaniku nimetuse uues sündinud Viljandi vallas. Me täname Viljandi valla ja Viljandi maalaste nimel Viimsi rahvast, kes sellise suurepärase teose lõid ja austasid sellega suurmehe mälestust. Me täname.